Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad. Naiste korvpalli valitsev meister TalTech Nordeid jõudis juba teisel hooajal Balti liiga play-off mängudele. Veerandfinaali vastaseks turniiritabeli 3. naiskond ehk leedukate Klaipeda Neptunas. Esimene kohtumine Tehnikaülikooli spordihoones lõppes külalisnaiskonna 3-punktilise paremusega ning nüüd ootab ees pikk bussisõit korduskohtumisele Leetu. Ma ütleksin, et õnnestus teine poolaeg eilses mängus. Esimene poolaeg tundus, et tüdrukud olid veidi pabinas. Ei saanud oma kaitset kuidagi pidama ja vastased viskasid sisse nagu kulda. Ma eile meelega ei küsinud tegelikult noortelt mängijatelt, et kas nad on pabinas, et kui ma garderoobi jõudsin, olid juba kõik saalis, et tundub, et tulid juba varem kohale, et said seal mõnusalt ennast praadida ka, et ma usun küll, et ja nagu pärast mänguga selgus, siis osadel mängijatel lausa iiveldas natukene, et esimene play-off kogemus sellisel tasemel, et ma loodan, et nüüd sai nii-öelda kaane pealt ära, et homne mäng siis, ehk siis pühapäevane mäng juba on vähe pingevabam nii-öelda tüdrukutele. Arvestades seda, et me reedeses mängus ei teinud väga head mängu, et ma usun, et pühapäevas mängus meil on ikka päris palju veel juurde panna. Ja vastased viskasid veel 50%-ga 3 punkti viskeid, et rünnakul nemad õnnestusid ikka päris hästi. Nii et ma näen päris head võimalust meil pühapäeval võita see mäng. So yesterday, no news about us in the national TV. Oh, really? Not even about the result or anything. Oh. And the Basketball Federation didn't post a single news. But all the men's games were like up already. That's so weird because basketball is a huge team here, like seriously. And when you have a women's team who is now like succeeding and doing great, I think that will be a little different aspects to watch the basketball, and that will be interesting. It's even funnier that we have only one team who is playing at this high level, you know. You have only to do one news about, one team. Mul üks 9. Mul veel üks 9. Palu olla. Ma ei ole. Armastust veab. Tallinna Tehnikaülikooli poolne initsiatiiv oli suuresti põhjuseks, miks TalTechi võistkonna näol üks naiskond kõrgliigasse juurde tekkis. Kõik see alguses üks kriisi ajal, kui oli meil teada-tuntud koroona, et siis tekkis idee, kuna Eesti korvpalli naiste liigades oli siis kõrgemal tasemel sel hetkel mängimas 3 naiskonda ainult. Ja kuna saatejuht ise treenis ühte huvitavad noorte võistkonna mängijaid, kes olid nagu valmis seda järgmist sammu tegema. Ja siis tekkiski idee, et Tallinnasse luua üks uus võistkond, ja mis läks ka hästi kokku ka nagu ülikooli visiooniga. Sest ülikoolil oli olemas selleks hetkeks juba nii korvpallimeeskond kui võrkpallimeeskond ja lisaks ka võrkpallinaiskond, siis tundus igati loogiline ja mõistetav, et ka korvpallil peaks olema siis täiskomplekt, et võiks ka naiskond olla, et kes siis tulevikus ka naisüliõpilased saaksid mängida kõrgemal tasemel korvpalli. Meie naiskond oleneb vaatenurgast, et kui sa vaatad Eesti vaatenurgast, siis me oleme pigem kaldume sinna poolprofessionaalse võistkonna suhtes. Kui me võrdleme ennast siin lähiriikida, siis me oleme kindlasti amatöörid, sest kui me võtame üksipulgi lahti meie võistkonna koosseisu, siis meil on 3 tööinimest
3 üliõpilast ja 8 siis gümnaasiumiõpilast, kellest nendest 8-st 1 veel õpib põhikoolis. Et selles mõttes me oleme kindlasti suures pildis, me oleme amatöörvõistkond, aga Eesti mõttes kindlasti poolprofessionaalne võistkond, sest see treeningmaht ja see treeningute ülesehitus ja ka need võistlussari, milles me osaleme, et see annab kindlasti nagu selle poolprofessionaalse võistkonna mõõdu välja. No, meie peatreener Sergio on pannud juba esimene aasta, kui ta tuli ja nüüd 2 aastat on järjest juurutanud, et tüdrukutel teha mängimine võimalikult lihtsaks selles mõttes, et tal on teatud kindel struktuur nii kaitses kui rünnakul, kuidas me kaitsesse tuleme tagasi, kuidas me rünnakule jookseme, et anda inimestele nagu need vahendid kätte, kuidas mingites olukordades käituda ja no, ma arvan, et me mängime väga siukest organiseeritud korvpalli. Lühiajalisi eesmärke on nagu mitmeid, et kindlasti tahaks uuesti võita Eesti meistritiitlit. No, homme tahaks kindlasti mängida hästi 2. veerandfinaali Klaipeda Neptunuse vastu, kes jätsid ikkagi meil mõnes mõttes ukse natukene irvakile, et eks seda on natuke liiga palju loota, et kohe teisel hooajal, et me suudaksime neid võita ja siis saavutada Final Fouri koha, et see oleks natukene liiga suured kordaminekud liiga ruttu, et siis tekiks küsimus, et kuhu siit edasi. Aga pikaajalised eesmärke on, idee oleks, kui see võistkond sai loodudki, siis idee on selles, et mõnede aastate pärast oleks TalTech Nordeidi naiskond mõnes mõttes nagu peegelpilt meeskonnast, et oleks olemas üliõpilased, kes tulevad meie kooli ja eesmärgiga, et saaksid ka selle õppeperioodi jooksul mängida nagu tipptasemel korvpalli. Nii ettevalmistus homseks mänguks kui hea patsipister. Tavaliselt meil bussis mina istun viimases pingis, sest ma olen kuidagi harjunud, esiteks ma olen pikk, siis on võimalik siin laiutada ja ma olen ka kõige vanem mängija, nii et minul on nii-öelda sees õigus otsustada, kus ma istun. Nüüd viimased reisid on ka Julia siia imbunud juurde meie seltskonda, et tavaliselt ongi istun mina, siis on Sofia istub seal, Sofi, Anna siis istub siin, et tavaliselt me 4 istume siin ja Julia lihtsalt imbus seltskonda, et kuna meil on lihtsalt siin on nagu kõige lahedam seltskond, et siis lõpuks tuldi nagu siia. Lõunasöök Liidos. Miks selline valik, Marta? Iso. Vorsti isone. Head iso. Hyvä ruoka. Hyvä ruoka. Nii, nüüd on kõhud täis ja nüüd jätkame traditsiooniga. Iga kord, kui me tuleme Lätti või Leetu, siis me külastame ühte poodi. Drogas. Nii et Drogas järgmine hooaeg. Please. Meie peatreeneri võib tavaliselt leida loomapoest. Ma jälitan teda natuke. What are you looking for? Food. Is it cheaper here? I am looking if it is cheaper or not, because in Tallinn it's very expensive. Well, not very expensive, but it's expensive. Okay. Kuna meie bussisõidud on enamusest kuskil 8 tundi pikad, siis me vaatame kas teisilusarju. Enamus saavad õppida, mida iganes teha, vaadata kossu või vaadata mu lemmiksarju. Mis te olete tänase bussisõidu ajal teinud? Kaarte mängida, sitaratast mängisime. Selle peab ära piipima. Me Kristeliga kaotasime. Kas te mängite ka Heideid või? Jaa. Mis te peal te olete? 22, 18. Okay. Mis me loeme siin? See on hea või? Pole alustad. Annabel, mis tarka te olete teinud bussisõidu ajal?
tütarlatest mängisime. 2 korda peab ära piipima selle. Me oleme Leedus, me jõudsime kohale ja me läheme trenni. Kohe näitame saaliga. Siin on täiega ilus garderoob. See on nüüd see koht, kus sa näitad garderoobi tegelikult, aga... Kristel, Katlin, Maria, Marta, Annika. One team. We are doing one side, okay? After that, we are connecting with 5, okay? And we are coming back with 5-1. Yes? 1 side, plus 5, okay? And we are playing here 5-1. Ligikaudu 9-tunnine bussisõit jalgades on naiskond Klaipedas kohal, kus esimese asjana suundutakse vastase saali, et teha korralik treening ning olla homseks seeria korduskohtumiseks maksimaalselt valmis. Peale pikka bussireisi kindlasti soovitan, kui on võimalus, siis füsioterapeudi juures massaažis käia, et siis mängupäevaks oleks nii-öelda värskem olla. Või siis, kui on võimalus, siis kompressioonpükse teha. Samuti uni on hästi oluline ja tähtis, et oleks kvaliteetne uni. Alustan ma tavaliselt maas harjutustega. Eelkõige üritame just nagu nii-öelda puusad lahti saada sellest pikast istumisest, et panengi rõhku hästi palju maas võimlemisele ja siis sealt edasi juba liikuvad harjutused. Guys, if everybody is running, we don't have line pass. It was one of the problems in the first game. We are getting the rebound, one player is going to get the ball, and nobody is supporting. Please, guys, please. Every time that we were running, we were pushing the back, we were getting any advantage. If we are running with them, we are not getting any advantage. So put the ball there, switch the side, and connect with the set. But I don't want 3 players running here. Joder! Vaatasime üle pikerolli olukorrad, vaatasime enda liikumised. Otseselt mingid muudatusi hakanud tegema, pidime lihtsalt vaatama enda reakohad üle, mis eelmises mängus olid. Eelmisest mängust saime hea tuki peale ja ma arvan, et peame lihtsalt näitama head emotsiooni ja meil pole midagi kaotada. Guys, we were using too much the dribbling sometimes in transition. I mean, we were getting the ball or after basket and 1, 2, 3, 4, 5 and after that we are passing the ball. We don't need that. We need to push the defense from the beginning, after basket or not. 1, 2 dribbling, switching the side, putting the ball or putting the ball in the middle. We cannot go with the dribbling until the half court, right? We need to push the defense. Venga, tíos, va, venga, va. Nordeid. Kiire pesu ja lähen minema. Võistkonda kuulub ka mitmeid Eesti rahvusnaiskonna mängijaid. Hea viskajana tuntud 24-aastane tagamängija Sofia Koosareva peab korvpalli kõrvalt ka tänuväärset politseiniku ametit. Arvestades sellega, milline minu töögraafik välja näeb, siis ma ütleks, et raske on. Et mul ei ole tavaline graafik. Et ma ei ole niimoodi 8-4 või 8-5 esmaspäevast reedeni tööl. Et mina töötan 4 päeva tööl, 4 vaba. Vahetused kestavad 12 tundi ja eks see võtab väga palju energiat ja aega, et klapitada, et saaks vahepeal töölt ära minna trenni või siis vabadel päevadel niimoodi, et saaks seda balanssi leida une, puhkamise ja töö ja trennide kõrvalt. Tavaliselt ongi niimoodi, et kui ma olen tööl, siis esimene vahetus algab 7:30 hommikul ja lõpeb 19:30 õhtul.
siis ärkan hommikul, lähen tööle, olen tööl ja tavaliselt õhtuti, kui on vaja, siis lähen jõusaali trenni, aga tavaliselt peale pikka vahetust enam midagi ei juua, siis pigem puhkan kodus. Ja siis teistel päevadel, kui vahetused algavad õhtupoole, siis olengi, et ärkan hommikul, puhkan kodus, söön, siis lähen trenni ja trennis tavaliselt lähen otse tööle ja siis olen 12 tundi tööl. Ma arvan, et see, et ma olin nii pikalt korvpalli mänginud, aitas mind töö kõrvalt sellega, et ma ei andnud kunagi alla, et ma saan aru, et vahepeal on niisugused päevad, kus ei lähe nii, nagu sa tahad, et läheks, et sa ei anna alla ja ikka teed tööd edasi, kuni saad tulemuse kätte. Mina ise loomustaksin tänavust TalTechi naiskonda kui noort, töökat, ambitsioonikat ja kokkuhoidvat satsi. Et arvestades sellega, et meil on päris suur vanusevahe mõndade mängijate vahel, siis ma ütleks, et hoiame ilusti kokku, toetame teineteist ja aitame teineteist rasketel hetkedel üles saada. Kell on 10 ja me alustame oma õhtusöögiga. Siis supp. Janne teeb teist testiga kohe. Ma arvan, et see on liiga kuum, et kohe teist testi. No proovi, noh. Kalasupp. Mis supp? Kala. No siis me ei tee vist. Marta, kuidas on? On kalasupp. Kala. See on mingi kotletilaadne toode. Kaptripuder ja salatit on palju. Meile öeldi, et me ei saa magustoitust, et tükke tegeleb. Võta. Miks? Kõht on nii täis. Tava jookse 4. ma võtan aega, oota, ma panen taimeri käima. Jah. Nii, oota. Kohe meil tuleb see ka. Lifti jõudis. Tavai, läks. Kes jõuab, meie või? Tamps. Ma arvan, et Tamps jõuab. 23 sekundiga. Ma arvan, teile tubadas. Tema käes on kaart, nii et. Oi! Tubli. Kas läks kergemaks kohe? Nii, näitame tuba ka siis. Jep. Pane tuli põlema. Oo, vaata. Mina filmin. See on täpselt õige hotell. See on mingi filmiteemaline hotell. Väga nunnu. Cute. Very cute. No proovi voodit ka. Kohe? Hüppa. Kus ma hüppan? Hüppa lihtsalt otse peale. Ossa raisk tundus natukene kõva. Kõva või? Ma ütleks, et väga vedrustatud. Naiskonna keskmine vanus on hetkel vaid 20 eluaastat. Seniste eesmärkide täitmisel on abiks olnud nii ülikool, Tallinna linn kui ka erasektor. Tänases majanduspildis kõigil on raske. Meie võistkonna finantstaust on selline, et hetkeseisul jämedalt öelda, siis pool on ülikool, pool on eratoetus. Et siit tekibki nagu küsimus, et kui me tahame minna järgmistele tasemetele, tõsta kvaliteeti, muuta mingeid asju paremaks, siis ma näen, et kindlasti minu kui manageri ülesanne on seda erasektorit rohkem kaasata. Et siit leida uusi vahendeid, leida uusi võimalusi, et ma arvan, et see oleks see tee. Juba algusaegadest peale on võistkonna nimitoetajaks toidulisandite tootja ja arendaja korvpalliusku ettevõte Nordate. Nordate tegeleb siis toiduainete arendamise ja tootmisega. Me arendame ja toodame vitamiine, mineraale, hormoone ja bakteritooteid ja me soovime siis toota selliseid tooteid, mis oleks parimate imendumisvormidega, ehk me siis arendame ja toodame liposoomseid vitamiine ja sprei vitamiine, mis imenduvad siis läbi suu limaskesta. Me tunneme vähe suuremat vastutust võib-olla nimitoetaja olemisega, ehk
meie asi on see, et naistel oleksid kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalid olemas ja et arved oleks ilusti kõik õigel ajal ära makstud. Nüüd klubi poole pealt, siis klubi üritab kõik teha selleks, et meie headest vitamiinidest info jõuaks võimalikult paljude naisteni. Ja viimased 2 aastat oleme teinud nüüd koostööd naistega, siis peab ütlema, et see koostöö on küll hästi sujunud, et naised teevad seda ja klubi teeb seda asja kirglikult. Korvpalli toetamine või klubide toetamine on tegelikult tänasel päeval võib seda võtta selliselt, et üks korvpalliklubi on tegelikult nagu üks korralik turundusagentuur. Et ta teeb kõik selle sama töö ära, mis sama teenust on võimalik osta turundusagentuurist. Lihtsalt sinna tuleb veel see boonus juurde, et sa teed ka sellega head ja toetad sporti. Ehk klubiga koostöös on logod, bännerid platsi ääres mängijatel. See omakorda siis seda on võimalik võimendada siis läbi selle, et me näeme meie logo erinevatel spordiülekannetel, uudistes ja kõikvõimalikel spordiportaalides. Mina küll soovitan toetada sporti ja sellest kasu tuleb, et kui on valida, et kus sa nüüd oma turundusraha paned ja tervist hindav sportlik sihtrühm on sinu jaoks oluline, siis klubide toetamine, kui need klubid on professionaalsed ja tugevad, siis see kindlasti tasub ära. Mängupäevaks on hotellis korralikult välja puhatud ja ongi aeg sättida veerandfinaalseeria teisele kohtumisele. Mängus on ei rohkem ega vähem kui finaalturniiri pilet järgmiseks nädalavahetuseks. Tere hommikust! Lähme sööma. Täna on siis see päev. Täna on see päev. Kas Balti liiga hooaeg on läbi? Või jätkame järgmine nädalavahetus Leedus? Head isu, mängumehed ja mängunaised. Tavaliselt hommikusöökiks sööme seda, mida hotell pakub. Et need on tavaliselt seinast seina valikud. Et täna siis on õnneks omlett, peekon. Anna valikust leiab pannkoogi peekoniga, et väga huvitav kombo. Aga jah, enamasti söömegi muna, peekonit ja siis mingid võileivad juurde. Et noored söövad tavaliselt ka jogurtit ja krõbined ja süksed asju. Ja pudru sööme ka vahepeal. Mul varasti pudru ära. Ja Anna jäi pudrust ilma täna, nii et muidu ta sööb putruga, nii et. Käisime siis söömas, meil oli kell 9 oli hommikusöök, toit oli väga hea, kõht on täis. Nüüd ootame siis kell 11 on video, vaatame mängu ning siis juba suundume vaikselt mängule. Ja meil on täna vaja 4-punktilist, vähemalt 4-punktilist võitu, et siis edasi pääseda. Ja teeme kõik võimalikku selleks, et ennast valmis panna. Anname endast kõik. Ja. Ning loodame, et pääseme poolfinaali. Valitseva Eesti meistri ridades pallib sel hooajal lausa 7 gümnaasiumi õpilast. Neist üks nooremaid on sel hooajal naiskonna rünnakuid juhtiv 17-aastane Kristel Ratassepp. Ma arvan, et mõned aastad tagasi ma ei osanud väga oodata, et ma paari aasta pärast nüüd 17-aastaselt Balti liigas hakkan mängu juhtima, sest näiteks noortes meil ei olnud otseselt mingeid positsioone. Me lihtsalt mängisime, oli pikkem mängija, lühem mängija, aga otseselt ei olnud vahet nagu pallivistu üle ükskõik kes alustada. We need to play. We need to flow. Okay, if we are getting the ball, dribbling and watching, we are not doing anything. We need to move the defense. We need to put to the defender in movement, not in positional. Okay? Kooli kõrvalt on tegelikult päris raske selles mõttes Balti liigas mängida, et vahepeal on olnud hooaja sees mängud, mis on klappinud, näiteks on sattunud nädala sisse. Ehk siis me oleme pidanud koolist ära minema.
seepärast jääme maha natuke. Sealt tuleb iseseisvad tööd juurde. Ja siis ka trennide ajad on vahepeal olnud siukesed, et peame varem minema koolist ära, et trenni jõuda. Pärast gümnaasiumi lõppu tahaks jõuda välismaale. Kas see on siis Ameerika Ühendriigid või on see Euroopa, seda ma veel ei tea. Aga jah, tahaks korvpalliga jätkata ja siis juba välismaal. Okay, these situations, we cannot pass the ball. Especially when we are trying to pass the ball and they are doing this, they are jumping, fake the pass, attack. Tänaval peame viisakad olema. Garderoobis haibime. Meil on mängupäev. Mis tunded on? Närvis. Kui juuksed on kuidagi sorakil või lahti või ülitähtis on, et jooksu ajal juuksed ette ei tuleks. Et need ei segaks mängu nii. Siis tuleb need igast vahade ja lakkidega kinni panna. Et me ei peaks tegelema mängu ajal kõrvaliste asjadega. Sofi on meil DJ. Tal on alati kõlari kaasas mänguks. Meil on tehtud enda tiimi playlist, et kus kõik saavad laule lisada ja siis ma panen lihtsalt shuffle peale, siis kõik laulutavast oled saad. Peatreeneri valikuga tabas klubi naelapea pihta, kui Marssali kepi haaras nõudlik 43-aastane hispaanlane Sergio Cubero Rico, kes varasemalt on treeneri leiba maitstud nii Rootsis, Taanis kui ka kodumaal. The last 2 years we were working pick and roll defense, defense transition, defense rotation. And in the first game we had problems in defense transition, pick and roll defense, and defense rotation. So we are talking about things that we were working 2 years. So we will respect our job, guys. We will respect the job that we were doing. Okay, I am proud of you. We are here in playoffs. Great job, great effort. Okay, but let's fight. Because maybe today is not finishing the season. So win at it. Why not? Why not? Okay, guys. 3-4, Tantek! Tema elu on korvpall. Et ta on läbi ja lõhki treener. Et siin on ka markantseid juhtumeid, kus me tuleme mingilt mängult tagasi. Oleme nagu tema arvates võib-olla mitte nii hästi mänginud, kui me võiksime. Ja siis ta võtab hästi endasse neid kaotusi ja ma olen selle 2 aasta jooksul, mis me nüüd koos oleme töötanud ja oleme selles liigas mänginud, ma olen 1 korra näinud, kui ta peale mängu naerab ja on õnnelik. Et see juhtus siis, kui me võitsime Riia TTT-d, et seda näitab, et kui hinge ta seda asja võtab, et kui asjas sees ta on, et minu jaoks on ta väga professionaalne treener. If they are playing the mismatch, or even you cannot get the ball in the low post, open little bit and attacking one-on-one, because they will make the foul. Pisidetailid on tema jaoks hästi olulised ja kõik peab olema sentimeetri pealt õigesti tehtud. Aga ma arvan, et see on ka see, mis meid edasi viib ja mis meid siia on toonud. Ma ise loomustaksin treenerit kui inimest, kes teeb oma tööd pühendusega. Et ta tuleb trennidesse alati ette valmistades nendele ja alati pühendub ennast 100% nii trennidesse kui mängudesse. Et see on see treener, kelle poole sa saad alati minna pöörduma, kui sul on mingi isiklik probleem või siis tahad küsida mingit nõu korvpalli kohta. Et väga hea inimene ja hea treener. Wake up, Ostia, wake up! We are running behind the ball. 3 players running behind the ball. What the hell is this? What the hell is this, guys? We are here to compete, not to follow one ball.
If we don't stop, we can compete. If we stop, it's impossible, guys. We need to die the next 12 minutes. And that's it. Okay, let's go, guys. Corneli, TalTech. The moment to cry. We had goals for this season was to go to the playoffs. We went to the playoffs and we were fighting the games. Okay, it's a good experience for us. It's a good knowledge for the future, and that's it. Okay, and we need to think in the future right now, not in this game. Okay, good job, guys. Good job. Very happy for you. Let's go. Coach, could you tell us your impressions about the game? Well, first of all, congratulations to Neptunas and his coach. They did a great job. And I think that we can fight sometimes, but we need to get more experience in these situations, in these games, in this type of games. Try to keep calm sometimes and don't try to win the games in the first minutes every quarter. But for us, we have a young team, so it's a good experience, a good knowledge for the future. So I am very happy. For me, it was a great season. But I have the feeling, I will finish this season with the feeling that we can beat this type of teams. I have that feeling. We have the spirit to fight, okay? And step by step, we are getting the knowledge to compete, okay? But we need to be smarter and to get experience, you know, to compete these games. They know to play these games, and we are learning to play these games. So thank you to everybody. Okay, I am very happy, and I am better coach right now. Thank you, guys. Meie mäng ikkagist liiga palju liigub üles-alla, mis küll noore võistkonna kohta on okei, või noh, arusaadav. Aga meie võistkond suuresti toetub meie agressiivsele kaitsele, et me oleme liigas esimesed vahelt õigetes ja täna siis kaitse vedas täielikult alt, et kahju, et nii läks, aga sellegipoolest tüdrukud olid tublid, et ikkagist veerandfinaali TalTechi teisel hooajal jõudsime ja tüdrukud said oma esimesed play-offi kogemust kätte, et nagu öeldakse, siit on hea edasi minna. Seda korda võtab favoriit ikkagi oma, kui sel hooajal juba naiste idaliigas hõbeda teeninud Klaipeda Neptunas võidab kahemängulise seeria kokkuvõttes 20 punktiga. Kui me vaatame tänast hetke seisu, kus Eesti, Läti, Leedu ühisliigas mängib kokku 12 võistkonda, nendest 2 on Eesti võistkonda, üks oli siis Audense spordigümnaasium, kus on põhiliselt ainult noored mängijad. Et siis ma arvan, et see võistkond on väga vajalik, et Eesti naiste korvpall ei kaotaks kontakti ära niinimetatud profispordiga. Et kui me jääme siia ainult enda riigisiseseks ja mängime siis teiste pool amatöörvõistkondadega seda liigat, siis ma arvan, et meie tase kindlasti langeb ja tekib olukord, kus ütleme andekamad tüdrukud, kes lõpetavad 12. klassi, nendel ei tekigi isegi mõtet sellest, et nad jääksid Eestisse haridust omandama ja korvpalli edasi mängima, sellepärast et neil puudub võistlusväljund siis, et kui sellist võistkonda ei ole. Ja vaadates ka nüüd siis seda viimasele koondise aknale tagasi, siis ma arvan, et sellest võistkonda tuleb igal juhul elus hoida, sellepärast et viimasest naiste koondise kandidaatide ringides 8 mängijat oli meie võistkonna omad, et see näitab seda, et ju me midagi siis teeme õigesti. TalTech Nordeidi tulek kaardile on toonud naiste korvpalli justkui sõõmuvärsket õhku. 2 hooajaga on Baltikumis korralik märk maha pandud ning nagu tavatsetakse öelda, siit on hea edasi minna. Meie tehnoloogia aitab tuvastada probleeme enne, kui need tekivad.